Tere hommikust, Eesti! Palju õnne sünnipäevaks! Õnnestus meil sind üllatada. Vaevalt küll. Küllap oled sa oma soliidse eluea jooksul harjunud ära nii nende kaamerate ja mikrofonide kui sadade austajatega, kes sind 24. veebruari hommikul siia Toompea lossi õnnitlema tulevad. Ometigi, vaatamata sellele, et õhus paugub käre pakane ning termomeetri näit oli minu viimastel andmetel kuskil 20 külmakraadi ringis ning puhkpilli orkestrid pidid oma pillid tänaseks kotti jätma, on siia kogunenud umbes 100 inimest, kel kõigil on sulle midagi soovida, armas Eesti. Seega, alustame teist. Mida teil on Eesti Vabariigile õnnitlusteks soovida? No kõigepealt palju õnne, aga ma arvan, et väikse rahva puhul on väga tähtis, et me hoiaksime üksteist ja mõistaksime üksteist. Nii et mõistmist. Ja. Mida teie sooviksite Eesti Vabariigile? Mina sooviksin häid mõtteid, hea tervist ning pikka iga Eesti rahvale ja Eesti Vabariigile. Ja teie õnne soovid? Palju õnne ja rohkem usku Eesti meestesse. Tervist, palju õnne kõigepealt Vabariigi aastapäeva puhul ja ma sooviksin riigimeestele riigimehelikkust ja rahvale teineteise mõistmist. Ja lõpetuseks teie õnnesoovid Eesti Vabariigil on millised? Õnnitlused, mina soovin kindlameelsust, rõõmsameelsust ja eestimeelsust nii Eesti rahvale kui ka eelkõige noortele Eesti meestele. Aitäh nende õnnesoovide eest. Mina soovin kõike seda sama ja veel palju pealegi, aga nüüd on kell mõne minuti pärast saamas 7:34 minutit, mis tähendab, et õige pea tõuseb päike ja ühes päiksega tõuseb siia Pika Hermanni torni minu selja taha Eesti lipp ja Eesti hümni saatel. Traditsiooniliselt on siia Toompea lossi hoovile kogunenud Eesti meestelaulu seltside meeskoorid ning täna on siin praktiliselt kõik Eesti meeste meeskoorid siis Tallinnast. Nagu öeldud, politsei- ja piirivalveorkester tänasel tseremoonial erandkorras osaleda ei saa, kuna lihtsalt külmakraadid on sedavõrd käredad. Aga kuulates praegu dirigenti jääb meil vaid mõned sekundid oodata, kui kõlab Eesti hümn ja tõuseb Eesti lipp, nii et kannatlikku ootamist. Hea Eesti rahvas. Hea Eesti rahvas. 1918. aasta 23. veebruari õhtul loeti Pärnus
Endla teatri rõdult ette manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Sellest tohutu väärtusega dokumendis seisab, et Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Tänavu möödub 20 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Kalev on kindlalt kodus ja me heiskasime... Ei kuule. Kalev on kindlalt kodus ja... Mis on mikrofon? Ma püüan. Kalev on kindlalt kodus. Ja me heiskasime varahommikul uhkusega Eestimaa taevasse meie kauni sinimustvalge. Austatud kuulajad, 20 aastat tagasi olime valmis oma riiki taas üles ehitama, ükskõik kui raske seega ei tundunud. Möödunud 20 aasta jooksul on üles kasvanud terve põlvkond noori inimesi, kellel on nõukogude aeg ainult minevik, aga mitte üleelatu. Iga põlvkond tegutseb olevikus, kuid kannab vastutust ka tuleviku eest. Noorte õigus ja kohustus on tegutseda Eesti tuleviku nimel. Eesti vajab igaühte meist, nagu meie vajame oma riiki. Kas tunneme vastutust Eesti ees? Lihtne on süüdistada riiki kõiges, mis meie elus on valusad või halba. Kuid ehk on mõned lahendused hoopis kusagil mujal. Vahel kuuleme hüüded. Kas sellist Eestit me tahtsime? Meie unistused võivad olla erinevad, kuid nende täitumise esimeseks eelduseks on vabadus, millest tundsime minevikus puudust. Meie hõimurahva poeet Sandor Petefi on öelnud kaunilt. Vabadus, armastus, need on mu igatsus. Elu ma ohverdan sinu eest armastus, ohverdan armuma sinu eest vabadus. Vabad inimesed suudavad palju. Meie oleme suutnud. Tähtis on, et usume oma riiki ja oma tulevikku. Lojaalsus Eestile ja meie põhiseaduslikele institutsioonidele peab olema kõigi jaoks iseenesest mõistetav. Me ei tohi lubada endale ükskõiksust. Igaühe ülesanne on mõelda Eesti tulevikule, sellele, kuidas meie inimesed saaksid iseendaga paremini hakkama ja ka teisi aidata. Aitäh kõigile, kes on abivajajaile oma käe ulatunud. Tänan kõiki, kes on abiga ulatunud Haapsalu tragöödia tagajärgede leevendamiseks. Seda kurba sündmust on raske mõista, seda on raske üldse kuidagi käsitleda. Lugupeetud eestimaalased, kahjuks on praeguses majandusolukorras veel paljud inimesed tööta või töötavad väikese palga eest. Põhiküsimus on, kuidas seda olukorda muuta. On aeg küsida, mida me oleme jätnud tegemata, mida me peame tegema, et me oleksime tööturul konkurentsivõimelisemad. Veel 20. sajandi teisel poolel sai teenida leiba erialase hariduseta. Praegu on see võimalus muutunud marginaalseks. Ametid on keerulisemad ja nõuavad erialast ettevalmistust. Seda tuleb võtta kui tõsiasja, millega pole mõtet võidelda. Kui seda ei tunnustata, siis jäävadki inimesed tööta või peavad leppima madala kvalifikatsiooni nõudva ametiga ja väikese sissetulekuga. Selle vastu ei aita kastmeline tulumaks, mis pole rohi madala haridustaseme vastu. Haritud inimesed saavad suuremat tulu ja täidavad maksudega riigikassat. 6. märtsil on meil parlamendivalimised. Juba täna, paari tunni pärast, on võimalik elektrooniliselt oma hääl anda. Valida tuleb maailmavaadete vahel, kus on esindatud nii ümberjagajad kui ka hariduse ja majanduse edendamisel panustajad. Head Eestimaa inimesed, täna vabariigi aastapäeval
oleme rõõmsad, et meil on oma riik. On väga vähe rahvaid, kes on arvult nii väiksed kui meie, kuid kellele on oma riik ja kes määravad ise oma saatuse ja langetavad oma tuleviku suhtes ise otsuseid. See on peavõit, mille Eesti on ajalooloteril võitnud. Me ei tohi lubada endale hoolimatust oma riigi suhtes. Selle riigi eest on langenud meie esiisad. Eesti kaitsmine ja püsima jäämise tagamine on meie ülesanne. Kuni oleme elus ja terved, kuni meil on oma riik ja me saame ise oma käekäigu üle otsustada, oleme vabad ja õnnelik rahvas. Hoiame oma inimesi ja kodusid, sest just sealt saame jõudu rahvana püsida ja kasvada. Ilusat vabariigi aastapäeva teile kõigile. Aitäh! Nüüd kõlab meeskooride esituses Eesti lipp. Nüüd lausub õnnistussõnad peapiiskop Andrus Head kaasmaalased, armsad õed ja vennad! Pühakirjas Jesaja raamatu 62. peatükis öeldakse: tõstke rahvaile lipp. Oleme taas heisanud Toompeal trikoloori. Lipu, mis on käinud meie rahva eel teel vabadusse ja iseseisvusse. Pühitsetud lipu, mis on põimitud usuaadete ja ideaalidega. Lipu, mille ajaloos on tähtis koht pühakodadel, mis meie rahvast on ühendanud ja innustanud, olnud meie vaimulikuks koduks. Tänavu võime oma lippu tõsta erilise tänutundega. Pühapäeval taas pühitseti üheks rahvusliku liikumise hälliks olnud Peterburi Jaani kirik. 1917. aasta märtsis kogunes Jaani kiriku juurde
ligi 40 000 eestlast, et minna sinimustvalgete lippude lehvides nõudma Eestile autonoomiat. Tuli autonoomia ja tuli ka iseseisvus. Selle lipu all oleme taastanud iseseisvuse ja taasavastanud inimloomuse vaimse ja usule avatud palge. Trikoloor ei lase meil unustada oma ajalugu ega neid ajatuid ideaale, millel püsime, mis meile jõudu annavad ja meid edasi kannavad. Iga kord, kui heiskame oma rahvuslipu, on see kui äratus parematele mõtetele, armastusele ja osadusele, isamaa kaasinimeste ja Jumala austamisele. Vabadusel ei ole ainult poliitiline, vaid ka moraalne tähendus. Olla vaba millekski väärtuslikuks, ilusaks ja pühaks. Riiklik iseseisvus vajab inimeste sisemist, vaimset vabadust, eneseväärikust ja vastutustunnet, mis teeb rahvusest täisealise ja eluvõimelise rahva. Just sellist iseseisvust väljendab ja kutsub järgima meie lipp. Palvetagem. Me täname sind, Jumal, meie püha rahvuslipu eest, mis on ühendanud ja eelistanud, juhtinud ja julgustanud meie rahvast. Me täname sind inimeste eest, kes seda lippu on kandnud, selle all teele asunud ja kui vaja, selle nimel ka langenud. Õnnista, issand, Eesti lipp. Õnnista isamaad ja iga inimest, et oskaksime hoida ja kalliks pidada iseseisvust. Õnnistagu ja hoidku meid kõige vajaline kolmainus Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Eesti Vabariigi 93. sünnipäev on siin Toompeal oma ametliku alguse saanud. Ja minu soovitus teile, head televaatajad, kui te elate Tallinnas, tulge Vabaduse väljakule, aga pange ennast
soojalt, pange ennast väga soojalt riidesse, sest juba varsti, õige pea, algab seal pärgade asetamine Vabadussõja võidusambale ja seejärel on oodata Kaitseväe paraadi. Kui te aga ei ela Tallinnas, siis on päris kindlasti kõige parem viis vabariigi aastapäeva sündmustest osasaamiseks Eesti Televisiooni jälgimine, nii et täna pole põhjust küll kanalit vahetada. Räägin aga teile veidi lähemalt, mis tänane päev toob. Veidi enam kui tunni pärast asetatakse siis Vabadussõjas langenute mälestuseks pärjad Vabadussõja võidusamba jalamile. Kell 3:10 algab jumalateenistus Toomkirikus ning kell 11 algab Vabaduse väljakul kaitsejõudude paraad, kus teie silme alt veereb ja marsib läbi Eesti Vabariigi lihast, luust ja rauast kaitsepotentsiaal. 5 minutit enne kella 6 alustab Eesti Televisioon aga otseülekannet Estonia teatris. Toome teieni otsepildis vabariigi presidendi ning proua Evelin Ilvese vastuvõttu. Kontserdikunstiline juht seal on Tõnu Kaljuste ning kunstnik Ene-Li Semper ja meie inimestest on aastapäeva peol reporteritena kohal Margit Kilumets, Urmas Vaino ja Meelis Kompus. ETV2 liitub vastuvõtuga kell 19:45, et lähemalt tutvustada kõiki külalisi ning nende meeleolusid. Minul jääb siit Toompea lossi hoovilt aga teile soovida ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva. Tähistate seda kindlasti väärikalt, kas meie seltsis või siis linna peal või oma perekondadega. Kõik ilusalt.